Bergs over the finish line. Next one is Armin Pilv. Ja Armin Pilv on tulnud rajale enduro rattaga. Miks? Sellepärast, et ma vedasin temaga Kihla eile, et downhilli ratas võidab. Kui downhilli ratas võidab, on kõige kiirem, siis ma saan pasta. Ja kui enduro ratas võidab ja on kõige kiirem, siis Armin Pilv saab ise pasta. Nii et Vapiano pasta on mängus ja vend vahetas ratta ära. Oi, kuidas see mees tahab võita ja vaadake, mis on hetkel ajaks. 2 sekundit on rohelises, aga tundub, et Rico on ikkagi kiirem hetkel, sest tema ajaks tuli 45 sekundit ja Armin on praegu metsast välja tulemas. Oleks ta downhilli rattaga tulnud, oleks aeg palju parem. Armin sõidab hetkel üle finišijoone ajaks 48.39. Esimene koht. Päevast saati koos minuga kaevanud, toitnud parme, sääske, ajanud taga muda auke, mida kuivatada ja sealt ta tuleb. Armin Pilv Veloscan Racing tiimist. Armin Pilve aitasid sellel üritusel Parrus ja Forman ja vaadake, kui kiiresti Armin tuleb. Kas Armin sõidab siit kiirema aja kui Rico? See on nüüd suurem küsimus. Või siis kas Armin jõuab ilma crashita lõpuni? Väga hästi sai Erve Transi sõiduga hakkama. Time to beat Rico poolt siis Arminile ette sõidetud on 1.43. See ilmselt jääb võtmata, aga vaatame, mis juhtub muud moodi siin. Meedeliit kategoorias, kust alla sõitmas on hetkel Armin Pilv ja Armin hetkel juhib 3,2 sekundiga ja vaatame, mida Armin teeb viimases kurvis. Ja kas siit tuleb päeva kiireim aeg? Rico aeg oli 1.43, mis on möödas ja Armin Pilv Eesti meister meedeliidi ees. Aga Rico on päeva kõige kiirem mees. Rico Mäe